isa ütlevad alati, et ma olin üks väga tore ja armas laps, aga väga-väga tüütu. Sest ma küsisin kogu aeg, miks? Miks on nii ja miks on naa? Nüüd on mul endal väga armas ja tore laps. Ja ma mõtlesin, et ma valmistun selleks, kui tema hakkab mult tüütuid miks-küsimusi küsima. Mõtlesin, et võtan suure poogna paberit ja kirjutan sinna peale üks 5000 miks-küsimust ja vastust. Nii et kui mu poeg tuleb minu juurde ja küsib, issi, miks on nii? Siis ma ütlen talle, vastus 143, loeme koos. Ja siis ma mõeldud tehtud, hakkasin kirjutama ja vastuseid andma. Näiteks, miks pulgakomm väiksemaks muutub, kui teda lutsuda? Miks onule meeldib matemaatika? Miks õhupall katki läheb, kui teda nõelaga torgata? Kuni ma jõudsin küsimuseni, miks me magame? Ja siis ma pidin pikalt kukalt sügama, sest ehkki see küsimus on ju lihtsam kui nii mõnigi eelnevatest, on tegelikult meie jaoks tegu täieliku mõistetusega. Mõelge selle peale. Me magame maha 1/3 oma elust ja me ei tea, miks. Näiteks mina olen pea 30-aastane, olen seega maha maganud umbes 10 aastat oma elust. 10 aastat, millega oleks võinud teha midagi muud. Käia reisimas, lugeda raamatuid, aidata vanemaid inimesi üle tee, kirjutada ja lugeda luuletusi. Kuid mingil põhjusel olen ma olnud see 10 aastat vaimselt keskkonnast eraldatud selles kummalises uneseisundis. Miks? Ma arvan, et meil kõigil on õigus seda teada. Samas mu esimene mõte oli sinna vastuste lehele kirjutada vastuseks ei tea. Sest me tõepoolest ei tea, mis on une funktsioon. Ühelt poolt on nii, et kõik organismid, ehkki nii erinevad oma olemuses ja käitumises, magavad. Magavad inimesed, kaelkirjakud, kängurud, 8-jalad, äädikakärbsed ja nii edasi. Kõik magavad. See viitab sellele, et unel on mingi üks suur üldine funktsioon, aga me ei tea, mis see on. Ja teiselt poolt on nii, et mõned organismid mõnes eluetapis justkui ei vajagi und. Näiteks vastsündinud delfiinid ja nende emad on pidevalt aktiivsed mitme nädala vältel pärast sünnitust. Võrrelge seda inimbeebide unemustriga. Näiteks see poeg, kes mul varsti hakkab meid väga tüütuid miks küsimusi küsima, magas oma esimestel elunädalatel peaaegu kogu aeg. Ja selle põhjal on pakutud, et unel on väga tähtis funktsioon aju arengu jaoks. Aga see ei saa olla niisama lihtne, sest delfiinide aju on väga sarnane inimajule. Ja nende aju ka areneb, aga delfiinibeebid justkui ei vajakski und. Ja sellise delfiinibeebide unemustri järgi ongi mõned teadlased öelnud, et ehk me lihtsalt petame ennast, kui me otsime unefunktsiooni, et ehk uni ei olegi tarvilik. Ja kuna on nii neid, kes ütlevad, et unel on üks suur funktsioon, kui ka neid, kes ütlevad, et uni ei olegi hädavajalik, siis ma mõtlesin alguses kirjutada sinna vastuseks ei tea. Aga siis ma üritasin ette kujutada seda olukorda, kus mu poeg tuleb minu juurde ja küsib, issi, miks me magame? Ja mina ütlen talle, ei tea. Siis tundus, et see järgmine küsimus sealt võib olla, issi, miks sa nii tobu oled? Ja kuna see lõpetaks selle niigi ülilühikese perioodi minu elus, kus minu poeg arvab, et mina olen maailmas kõige targem, või ta ema ja ta onu järel kõige targem inimene, siis ma mõtlesin, et ma üritan siiski midagi vastata. Miks me magame? Üks väga populaarne teooria väidab, et me magame selleks, et mälusisusid talletada. See ei ole uus idee nagu teaduses ikka, vaid see idee ja isegi esimesed katsed tehti juba 20. sajandi alguses, aga uue hoo sai see uurimissuund sisse siis, kui umbes 20 aastat tagasi magava roti ajust avastati, et sealt võib mõõta närvirakkude aktiivsusmustreid, mis kordavad üsna täpselt neid aktiivsusmustreid, mis olid selle sama roti ajus siis, kui rott oli üleval ja õppis midagi. Ja teadlased tulid kohe idee peal, ohoo, selleks uni ongi. Une ajal korratakse neid õppimise ajal ajus olnud aktiivsusmustreid ja selle abil siis salvestatakse informatsiooni mällu. Selle idee toetuseks on päris palju tõendusmaterjali. Ma kirjeldan ühte klassikalist katset. Katsesikud pidid meelde jätma lauale asetatud kaartide positsioone. Selle ajal, kui nad seda tegid, lasti ruumi roosilõhna. Väga romantiline katse.
Aga selles romantikas seisnes ka katsenutikus. Sest kui nüüd katseisikud läksid magama, siis osadele neist lasti sügava une ajal sedasama roosilõhna. Ja idee oli järgnev, kuna roosilõhn sai õppimise ajal seotud nende kaartide positsioonide õppimisega, siis kui seda roosilõhna une ajal lasta, peaks ta taas aktiveerima ajus need närvirakkude aktiivsusmustrid, mis olid seal õppimise ajal, ja seeläbi peaks see informatsioon, kaartide positsioonid paremini talletuma. Just nii leitigi. Need katseisikud, kes nuusutasid roosilõhna nii õppimise ajal kui ka sügava une ajal, mäletasid kaartide positsioone paremini kui katseisikud, kellele sügavas unes roosilõhna ei lastud, või kui need, kellele lasti roosilõhna ärkvelolekus veel teist korda. Ja selliseid katseid on korratud ka näiteks erinevate helidega, ja mõte on alati sama, et need helid või lõhnad seostatakse õpitava materjaliga, ja siis une ajal, eriti sügava une ajal neid taas esitades on võimalik neid õppimisega seotud aktiivsusmustreid uuesti esile kutsuda ja seeläbi informatsiooni paremini mällu salvestada. Mõelge selle peale, mida see tähendab. Kui see meetod töötab, et une ajal on võimalik mälusisusid mõjutada, on näiteks palju efektiivsemalt võimalik õppida võõrkeeli ehk teha nii mõndagi muud ägedat. Selle meetodi puhul on tähtis, et ärkvelolekus toimuks tegelik õppimine ja une ajal esitatakse konkreetseid vihjeid, mis olid selle õpituga seotud. Seega vahe nende tavapäraste meetoditega, mida unes õppimise nime all pähe määrida üritatakse, on see, et une ajal ei toimu mitte õppimine, vaid just see päeval või ärkvelolekus õpitu mällu talletamine. Ja ma usun, et see trikk on põhimõtteliselt nii lihtne, et kes tahab, võib koju minna ja juba täna seda proovida. Aga need, kellele võib-olla roosilõhn ei meeldi või kellel on ka midagi une ajal käivate helide vastu, võib öelda, et ärge muretsege, ka siis, kui te neid helisi ei mängi, ka siis, kui te neid lõhnu endale ei lase, ikkagi uni soodustab teie mälusisude salvestamist. Seega, praktiline soovitus on ikkagi enne eksamit mitte öö läbi õppida, vaid öö enne eksamit magada ja enne seda õppida, et see, mis te olete õppinud, paremini meeles oleks. Seda enam, et me tänapäeval teame, et une ajal ei toimu mitte passiivne mällu talletamine, vaid tegelikult neid mälusisusid muudetakse, kujundatakse ümber ja selle ümberkujundamise käigus võib tekkida ka nii mõnigi huvitav ja uus lahendus. Klassikaliseks näiteks siin on Otto Löövi unenägu. Otto Löövi oli 20. sajandi alguses töötanud keemik, kes muu hulgas üritas aru saada, kuidas toimub ülekanne närvirakkudelt. Oma autobiograafias kirjutab ta, et ühel ööl 1921. aasta munadepühade aegu tuli talle järsku unes mõte, kuidas testida oma 17 aastat tagasi püstitatud hüpoteesi keemilise ülekande kohta. Ta kirjutab, et ta ärkas üles, pani tule põlema, kirjutas kiiresti selle katseidee ülesse, läks uuesti magama. Hommikul kella 6 ajal tuli talle pähe, et ta on tulnud mingi eriti olulise mõtte peale. Ta ärkas üles ja ta ei saanud aru, mis ta oli sinna kirjutanud. Ja ta kirjeldab ise ka, et see oli tema elu kõige pikem päev. Ta tegi ainsa mõistliku asja. Ta mitte ei läinud kirjatehnika kursustele, vaid ta läks uuesti magama. Ja õnneks see unenägu tuli taas, seekord oli teadlane targem, ta tõusis kohe püsti, läks otse laborisse ja tegi selle iseenesest väga lihtsa katse. Ta võttis 2 põksuvat konnasüdant, aeglustas ühe tööd uitnärvi kaudu ja võttis siis osa tolle lahusest ja pisedas seda teise konnasüdame peale, mis nüüd ka aeglasemalt põksuma hakkas, mis tähendas, et see ülekanne uitnärvilt pidi olema keemiline. See katse ja tema tulemusena tagajärjel tehtud katsed viisid selleni, et Otto Löövi sai 1936. aastal Nobeli meditsiinipreemia. Seega see oli üks väga, väga magus uni. Ja ta näitab, et une ajal toimub tõepoolest aktiivne mälusisude ja teadmiste ümberkujundamine. Minust on see päris äge. Ja veelgi toredam on see, et ehkki see Otto Löövi lugu on pelgalt lugu või anekdoot, siis teadustöö kinnitab seda, et uni tõepoolest soodustab loovust. Ja just seda öelgegi oma ülemusele või oma õpetajale, kui ta teid laua tagant unelemas või suisa magamas leiab.
Võite ka lisada, et mitmed suurfirmad, nagu näiteks Google, lausa julgustavad töötajaid tööpostil magama. Just seetõttu, et nad siis kiiremini ja paremini uute lahendusteni jõuaksid. Hea näide siin on leiutaja Thomas Edison, kes magas öösiti 4-5 tundi ja avalikult ütles ka, et uni on ajaraisk ja uni on laiskadele inimestele. Aga tema halvasti varjatud saladus oli see, et ta tukastas. Vahel oma töötoas, vahel aasal, õues, seal kus juhtus. Tukastamine ei tee teid küll kohe Thomas Edisoniks, aga teadustöö näitab, et tukastamine teeb teile head. Seega palun, kohe praegu minu poolest. Seega võiks öelda, et uni on mälusisude talletamiseks ja uudsete lahenduste leidmiseks. Aga kui me üritaksime nii vastata sellele algsele küsimusele, et miks me magame, siis võiks mõni nutikas laps või ka täiskasvanu küsida, aga miks seda ei saa teha ärkvelolekus? Miks on näiteks mälusisude talletamiseks tarvis niimoodi vaimselt keskkonnast eemanduda? Ja sellel ei ole päris head vastust. Vastupidi, me tegelikult teame ju ise kõik, et vahel tuleb meil huvitavaid lahendusi ja uusi mõtteid ka ärkvelolekus. Ja näiteks, kui me vaatame inimeste või rottide aiu, siis me näeme, et neid närvirakkude aktiivsuse taaskordamisi toimub ka ärkvel olevas ajus. Seega tundub, et ehkki uni kindlasti soodustab mälusisude talletamist ja uni kindlasti soodustab uudsete lahenduste leidmist, siis ilmselt need protsessid ei aita meil lõplikult selgitada, et miks me magame. Aga nagu öeldud, kõik organismid magavad. Seega me peame otsima veel mingeid põhjuseid. Mõned nendest põhjustest on lihtsad tegelikult, sest näiteks üksikud närvirakud peavad puhkama. Erinevalt keharakkudest, mida tihti uuendatakse, meie närvirakke ei uuendata. Tekib natukene uusi närvirakke mõnes ajupiirkonnas ja iga päev sureb tuhandeid närvirakke, aga enamik teie 100 miljardist närvirakust on teiega terve elu. Seega nad peavad vahepeal puhkama, sest nende aktiivsuse käigus tekib teatud kahjulikke protsesse, mida pidurdab ainult ajutine väljalülitamine. Sellest ei tasuks järeldada, et une ajal närvirakud on välja lülitatud, nad on lühidalt välja lülitatud, nad on võib-olla pooleks sekundiks välja lülitatud, siis on jälle aktiivsed ja niimoodi sekundi taktis nad seal võnguvad. Seega närvirakude enda unemuster on väga kummaline, kuid magama nad peavad. Ja see teooria ütleb muuseas, et peaks olema nii, et kui me teeme midagi aktiivselt, näiteks võib-olla meil on viiulikursused, siis võiks olla nii, et osad ajupiirkonnad, mida me aktiivsemalt kasutame, väsivad kiiremini kui teised ajupiirkonnad. Ühesõnaga, et ajupiirkonnad meie ajus väsivad erinevas tempos ja on näidatud isegi, et võib olla nii, et päeva lõpuks, ehkki te ise veel olete aktiivsed ja agaralt ringi toimetate, osad ajupiirkonnad teie ajus juba tuduvad. Uni on närvirakkude puhkuseks, aga kindlasti mitte ainult selleks, sest mõnes unefaasis on närvirakud mõnes ajupiirkonnas isegi aktiivsemad kui ärkvelolekus. Miks? Me täpselt ei tea, aga me teame, et une ajal peab muidugi taastuma terve aju ja näiteks on ka näidatud, et une ajal uhatakse ajust välja mürgiseid jääkprodukte. Niisiis naljaga võiks öelda, et unefunktsiooniks on ajupesu. Une ajal peavad taastuma ka närvirakkude vaheliste ühenduste ehk sünapside suurused. Meie aju on plastiline, ta muutub pidevalt. Iga päev muutub miljardite ja miljardite sünapside suurus. Kui on aga nii, et keskmiselt üle kõikide sünapside muutuvad nad pigem tugevamaks ja seega suuremaks, siis on ajul probleem, sest suuremad sünapsid vajavad rohkem ruumi, mida ajus ei ole. Suuremad sünapsid vajavad rohkem energiat, mida on raske nendeni viia, ja suuremad sünapsid takistavad otseselt aju võimekust olla plastiline. Seega suuremad sünapsid pole jätkusuutlikud. Ja nii ongi välja pakutud, et kui peaks olema nii, et õppimise käigus sünapsid muutuvad keskeltläbi tugevamaks ja suuremaks, siis on uni just selleks, et une ajal kõikide sünapside suurusi vähendada. See tähendaks, et
uni on see hind, mille me maksame oma aju plastilisuse eest. Seega uni taastab aju võimekuse. Järelikult, kui te tahate iseendast ja oma elust maksimumi võtta, siis te peategi umbes 1/3 sellest ohverdama unele. Sest tänase päevani ei ole unepuuduse vastu muud rohtu kui uni ise. See ei tähenda, et kunagi me ei võiks tulla mingite keemiliste ainete peale, meetodite peale, mille abil unevajadust kahandada. Aga et seda teha, peame me esiteks aru saama, miks me magame. Ja ehkki uni on aju jaoks, me tegelikult täpselt ikkagi ei tea, miks me magame. Ma olen teile kirjeldanud väga mitmeid erinevaid teooriaid, aga kõikide nende teooriate puhul on edasisi miks-küsimusi, mida nad päris hästi veel vastata ei suuda. Ja võiks pakkuda, et ehk on see õige tee, õige vastus kuskil seal nende erinevate teooriate keskel. Aga tundub, et meil on mitmeid väga selliseid fundamentaalseid ja iseenesest lihtsaid miks-küsimusi, mis jäävad igal juhul vastuseta. Näiteks, miks on meil just nii mitu erinevat unefaasi, miks nad järgnevad üksteisele just sellises rütmis, miks erinevate organismide unemustrid on nii erinevad või miks näiteks pisike pruun nahkhiir magab 20 tundi ööpäevas, samas kui hobune magab 3-4 tundi ööpäevas. Ja ühel uneta ööl iseendalt neid miks-küsimusi küsides sain ma ühel hetkel aru, et neid miks-küsimusi küsides olen ma väga sarnane väikesele lapsele. Ja tõepoolest, väikesed lapsed ja teadlased mõlemad küsivad lõputult miks-küsimusi, et sellest maailmast aru saada. Seega ehkki osad need miks-küsimused, mida minu lapsed minult küsima hakkavad, on kindlasti väga-väga uskumatult tüütud. Loodan ma siiski salamisi, et ehk nad ei lõpeta mitte kunagi miks-küsimist. Sest just need suured ja väikesed miks-küsijad aitavad meil ühel hetkel välja selgitada ka selle, miks me magame. Aitäh!